Tere tulemast kuulama Konnakasti, kus ma arutan erinevate konnadega, et saada aru, mis neid inspireerib jooksuma. Täna istub minuga tiigis Tanel. Tere, Tanel! Tere! Sinu puhul võib täiesti vabalt öelda, et sa oled hobby grand old man. No ütleme nii, võib öelda küll. Mitu aastat sa oled nüüd hobiga tegelenud? Mina alustasin 2009. Et nagu enamusel, ma arvan, või no hästi paljud Eesti hobitajad tee Warhammeri juurde, siis käis minu tee ka läbi Dawn of War 1. Ja siis, kui ma Dawn of War 1 välja tuli ja ma seda mängisin, siis ma nagu vaatasin, tundub väga äge, on ju, hakkasin otsima internetist, Warhammer 40 000, mudelid, lahe. Ja siis oli see, aga ma ei leidnud tollel hetkel kedagi, nagu kes sellega tegeleks. Ja 2009 sügisel septembrikuus ma käisin Mereakadeemias sellel hetkel, nägin Viru rahvaraamatus oli esimesed 3 Horus Heresy raamatut olid müügil. Ja siis ostsin ühe, hakkasin lugema, siis avastasin, et meil oli foorumi nimi nüüd oli, mul ei tule meelde, põhimõtteliselt sõjamängude foorum oli. Läbi selle läksin iga nädal laupäeval või pühapäeval toimusid EKAs kokkusaamised, mida juhtis Sven, keda me kõik teame, on ju. Ja sealt sai see alguse, et september, oktoober 2009. Et see on siis 15 aastat. 15 aastat on päris hea. Kas tollal tõesti iga nädalavahetus saadi kokku? Ma nagu mäletan jah, et minu meelest oli suhteliselt iga nädalavahetus, et Sven õppis EKAs, tal oli ligipääs ühele klassiruumile, EKA maja oli siis Viru või siis kaubamaja kõrval tollel hetkel, kus praegu on parkimisplats. Ja seal käis ikka sellised 5-6, vahel 10 inimest, mängiti siis Warhammer Fantasy Battle'it ja Warhammer 40 000. Peamselt. Kas mõned nendest mängijatest veel alles ka jäänud? Sven on alles ja ega ma sealt rohkem ei mäleta. Ma ei mäleta, millal Andrei tuli. Nagu minu põhiline selline mängusõtskond ongi Jaanus, Andrei ja Sven. Meil on nagu jäänud selline tuumik, aga ma ei mäleta, millal Jaanus ja Andrei, millega ma nendega esimest korda tutvusin. Kas sa mäletad mõnda ägedat üritust ka, mis tol ajal toimus? Sven ikka korraldas, mul on meeles, et meil oli üks 40K turniir. See ei olnud enam selles vanas EKA majas, aga see oli seal Estonia vastas, kui EKA asus. Ja keegi tuli põhimõtteliselt turniirile alustega, mille peal oli paberist liimitud, välja lõigatud Space Marine'id. Nagu see oli nagu väga huvitav. Heas mõttes huvitav või? No jah, selle inimesega ma ei tea, ma vist ühe korra elus mängisin ja ega rohkem ei tahtnud, et see oli nagu see kõige vastakam asi nagu üldse, mis sellele hobile minu jaoks võiks nagu olla. Aga kui me räägime miniatuurist, kust tol ajal üldse osta sai neid? Mina ostsin nende esimesed mudelid, tellisin Inglismaalt. Selline pood oli nagu Mailstorm Games, et tellisin mudeleid ja raamatud, värvid, kõik asjad tellisin põhimõtteliselt sealt tollel hetkel, et esimest korda ma täpselt ei mäleta, millal ma isegi Warhammeri poodi sattusin, et jah, Mailstorm Games, hiljem Wayland Games ja ma olen nagu hästi palju minu hobiostudest on tehtud Inglismaalt üldse. Kas üldse Eestis oli mingi pood, kes müüsid Warhammeri asju? Ma ei mäleta küll, et oleks olnud. Enne Adeptus Estonicust oli ka olemas Estonian Wargaming Community. Kas see tuli siis peale foorumit, kui foorumid hakkasid ära kaduma? See tuli kõvasti peale foorumit, jah. See oli, ma isegi täpselt ei tea, millal me selle otsustasime, et oleks vaja teha selline grupp. See nagu töötas mingi aja väga edukalt, aga enne kui sina Discordi selle AE grupi tegid, oli ta tegelikult oli see EVC oli juba nagu
põhimõtteliselt läinud manala teed, et ega seal mingit erilist midagi seal eriti ei toimunud ja nagu praegu ma ka alles millalgi käisin, et ega sinna vahepeal keegi midagi postitab, aga ega see ei eksisteeri põhimõtteliselt. See on jah, tuleneb puhtalt juba Facebooki formaat, siis ma mäletan, kui ma alustasin ka postis pildi, keegi ütles mingi kommentaari, aga mingi vestlust asja ei toimunud. See oligi üks väga suur hobipood, mis kunagi meil oli Lorien. Lorieniga oli selline värk, et mulle Lorien meeldis selles mõttes, et kus ta asukoht oli. Ja tegelikult oli ka see, et sa said sinna ikkagi suht rahulikult peaaegu kogu aeg minna mängima. Mis oli tore, ta oli valgusküllane, suured aknad, et selles mõttes oli hea. Jah, kuidas seda juhiti, see on nagu teine asi, et seal pidi mingil määral oskama ka nagu kui seal hakati midagi ütlema, siis tuli nagu vastu öelda ja siis lõpetati see ütlemine selle üldjuhul ära, et kiusajaid tuli nagu vahel natukene nagu vastu kiusata, et siis sai seal nagu rahulikult tegutseda. Et Lorien oli selles mõttes tore koht, et seal vedas põhimõtteliselt Andrei, tegi, ma ei tea, 4-5 40K turniire, kus kohal käisid ka Soomest inimesi mängimas, et mis oli nagu mega tore, et see nagu hiilgeaeg võib-olla oligi seal 2017, 18 midagi sellist, et siis kui Andrei nagu rohkem tegutses 40K alal just. Ja ma isegi mäletan, siis mu esimesi turniir oligi see, kus ma sain vaatama minna, oligi siis, kui Andrei tegi, väga ilusad lauad olid, nagu tal alati on, ja täpselt oligi Soome mängid olid kohal, kes siis tegid suht pühkisid maad. Ja soomlased, kes nagu täiesti tuimalt nagu, eks kuna ma olen käinud ka ühe korra Helsingis lihtsalt teisipäevakul mängimas Andreiga koos, hommikul läksime Viking Line'iga Helsingisse, käisime, mängisime seal ühes kohalikus klubis ja õhtul tulime tagasi ja see skene, mis ikkagi seal on ikkagi, oli, see äkki toimus ka meil mingi seal 2018-19 ja see skene on ikka hoopis teine asi kui meil siin hetkel. Äkki kunagi saame ka nii aktiivse skene? Jah, ma ei taha nagu kellegi või millegi kohta nagu halvasti öelda, aga eks seal on nagu seal oli konkreetne ülesehitus, et kuna see toimus ka mängupoes, oligi teisipäev oli sõjamängude päev, pood tegi kell 12 endal uksed lahti, lauad olid üles seatud, seal oli mingi 10 lauda, maastik oli laudade peal, inimesed tulid, leidsid endale vastase või olid need vastased juba kokku lepitud varem ja hakkasid mängima, et seal ei olnud nagu seda set-up time'i, inimesed lihtsalt tulid, võtsid armeed välja ja hakkasid mängima. Ja ma mäletan, et me läksime ka avamise ajaks ja ma mängisin, väiksemad mängud, mingi 1000-1500 punkti mängud tegime, aga ma mängisin mingi 3 mängu too päev. Ja see toimus neil iga teisipäev. Et selle asja, eks kindlasti on see, et sul peab olema vastaseid, kellega mängida ja hetkel kindlasti ma ütlen, et inimesed on küllaltki nagu tihedad ajagraafikud, tööl käimine, me oleme kõik täiskasvanuks saanud, ülikoolis ei käi, käime tööl, siis on nagu keeruline ka seda, et jah, et et me teisipäeval, et kui ka on see koht, et kus nagu oleks päev läbi mängupäev, siis kui siin üks inimene kohale tuleb ja tal pole kellegagi mängida, siis siis ei ole sellel ka mõtet. Nüüd tuleme tagasi sinu juurde, aitab sellest ajast küll. Aga sa mainisid, et Dawn of War oli see, mis sind sisse tõi. Ma näen, et laua peal on üks esimesi miniatuuri ka, see oli see Lucas the Trickster. Ja kas Dawn of War pani sind tahtma tegema Space Wolfide armeed? Ei, siis kui mina otsustasin mängu siseneda, tuli 5. editioni Space Wolfide koodeks ja mulle on Vikingi aeg kui selline alati meeldinud, keskkooli ajal tegelesin ka larbi ja sellise taaskehastusega ja Vikingi võitlusega ja see uus koodeks tuli täpselt sellisel õigel hetkel välja
et mina alustasin ja see tuli just välja, selle kohta siis oli ka sellist sisu juba YouTube'is ja podcast'ide näol ja mulle tundus see armee ääretult äge. Mis tunne on seda miniatuuri praegu vaadata ja kui sul võimalik, kas sa kirjeldaks natuke meie kuulajatele ka seda? See on, seda on nagu keeruline seletada, et see on, ma müüsin selle armee maha üks hetk ja see armee tuli nüüd siin mingi eelmine üle-eelmine aasta uuesti müüki ja siis ma sellelt müüjalt ostsin tagasi 2 mudelit, et üks on see Lucas the Trickster ja siis teine on Ulrich the Slayer, kes on Wolfpriest, kelle Sven mulle värvis kunagi. Aga see on selline tumedamat sinist värvi, kui on GV beebisinine, sest et ma kasutasin siis, ma tegin värvimisel, selle armee värvimisel kõige lollima asja, mis üldse teha saab ja mida kindlasti ei soovita uutele hobitajatele, et ma võtsin värviskeemi, mida tegi Mini Wargaming, mis koosnes 3 erinevast värvist ja siis segasin selle kokku, need tuli nagu osadena kokku segada ja seda värvi nagu hiljem nagu taas luua nagu oli väga keeruline, et siis ma nagu pärast ei tahtnud neid Space Wolfe värvida. Ühesõnaga, ta on selline tumedam sinine, tal ei ole väga palju highlight'e, sest H-highlight'imine ei tulnud väga palju välja. Aga kui ma teda praegu vaatan, siis ta on selline täitsa okei, et ujutatud üle washiga, väga nagu sellist loike ei ole tekkinud, aga et noh, ta vajaks highlightimist. Aga ta on väga mudel ja mulle meeldib tema lugu lihtsalt meeletult. Mis ta loos nii erilist on? No lisaks sellele, et ta on nagu selline, ta on alatiseks ja Bloodclaw'ks, Bloodclaw on siis, kes Space Wolfidest ei tea, siis tavamariinidest nende niimoodi Space Wolfide loomine käib natuke teistmoodi, et kohe oled sa siis täis battle parader, ehk sa saad kohe enda power armori, aga kuna nad on väga sellised keevaverelised ja ei kuule võib-olla väga hästi sõna, siis nad on suuremates jagudes, kuni nad siis sõda ja vanus neid natukene taltsutab. Ja siis, aga Lucas the Trickster on selline, et kes ei ole kunagi Bloodclaw'st edasi liikunud, et tema enda jagu on kas surnud või ammu juba saanud Greyhunteriteks ja sinna ülespoole, aga tema siis ei ole kunagi edasi liikunud. Ja otseselt ükski Wolflord teda enda nagu Great Company'sse ei taha ka, sest et ta korraldab alati mingit jama. Et ta korraldab mingid krutskeid, teeb mingid vimpkasid, nagu alati korraldab mingit jama. Aga tegelikult teine külg on see, et Lucas on hästi inimlik. Ta käib hoolitseb inimeste eest, kes elavad Fenrisel ja seal nende siis selle Fortress Monastery, mille nimi on Fang, on ju Gif, selle ümbruses ta hoolib inimkonnast. Ja see teeb, et ta ei ole ainult võitluse peale väljas, et see teeb minu meelest ta nagu teistsuguseks ja hästi ägedaks, et tal on 2 sellist külge. Ja vastandiks on kohe sul laua peal ka siin olemas 2 väga uhket mudelit. Kas need on su siis kõige hetkes ja kõige lemmikumad? Ma mõtlesin, ma olen viimaste aastate jooksul värvinud nagu meeletutes kogustes Warhammerit. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma siit välja tooksin, et kui paljud inimesed üritavad värvida niimoodi, et nad värvivad selle, ütleme siis reakoosseisu ühtemoodi ja siis panevad rohkem energiat ja enda armee tegelastesse, siis mina pigem ütlen või teen niimoodi, et ma üritan, et nad värvida kõik nagu ühtse standardi järgi, et nad kõik koos näevad head välja, et tegelastel üldjuhul on jah rohkem värve kasutatud, aga tihtipeale ma ei tee nagu neid tegelaseid nagu erilisemaks. Aga need on, jah, ma ütleks küll, see peaks olema siis Wargskir, on Soul Blight Gravelordside AOS armeest, ehk siis vampiiri armeest
aga seal on selline vampiiride sees on selline grupeering, kes on samal ajal ka libahundid. Ehk siis võiks arvata, et nad kardavad nii päiksevalgust kui hõbedat, on ju. Ja see konkreetne mudel tuli sellest Cursed City lauamängu karbist, mis mul on olemas. See tuli juba, ma ei tea, mitu aastat taga, mingi 4 aastat tagasi veel, ma ei ole seda veel mänginud. Ja miks mulle see mudel meeldib? Mul on seal AOS-i armees on neid suuri kolle, kes on sama stiili järgi värvitud veel. Ma leidsin ühe värvistiili, mida oli nagu väga lihtne teha ja mis näeb hästi efektiivne välja. Ja just sellistel suurtel kollidel, kellel on karva ja kellel on nahka ja kes on nagu pooleldi libahundid. Et sellepärast, et minu meelest ma varem olen ka reklaaminud, et Marco Frisoni on üks YouTube'is on selline Itaalia aktsendiga hobikunstnik või nagu mudelivärvija ja tema üks selline värviskeem ja see kuidagi tuli nii kergelt, ta tuligi võib-olla see, et ta tuli kergelt, et ma proovisin, ja see efektiivne välimus mulle nagu nii väga meeldib. Ja siis on mul siin on Helbrecht, kes on siis Black Templarit chapteri siis Grand Marshal ehk siis tema on siis see chapteri juht. Ja Helbrechtiga on selline asi, et ta mudel näeb nagu on mega äge, aga ta saab nagu kogu aeg selle üle tehakse nalja. Et kui te ei ole seda mudelit näinud, siis minge Warhammeri kodulehelt vaadake, see on selline kuldne mees, kes seisab, mõõk on orki sisse torgatud maas ja siis servitor poostab ta mõõka samal ajal, mis on nagu miks, on ju. Ja siis teine servitor pakub talle ta kombimeltat. Ja mida mina otsustasin selle mudeliga teha, et mulle nagu see tseen ei meeldinud üldse mitte. Ja ma natukene muutsin seda, et ilmselgelt nii tähtis mees, kui on nagu ühe chapteri kõige kõrgem juht, tal peaks olema mingi saatja ja siis põhimõtteliselt ma tegingi talle kannupoisi, kes kannab siis tema kombimeltat, Helbrechti kombimeltat ja mul on Black Templarite armeesse tehtud hunnikus erinevaid tegelasi, kes kannavad ka selliseid lippe, et siis ka see lipp sai nagu siia üks sai siia aluse peale, sest et Black Templarid on mulle alati nendega nagu tuleb silme ette see tseen, kus filmis Kingdom of Heaven, olete näinud, on ju, siis kus on see tseen, et Jerusalem has come, et kus tulevadki lihtsalt horisont on täis, ongi lihtsalt lippe, sest et nad on siis ristiretkel või nagu ja see horisondist, et seal on põhimõtteliselt nii palju, kui on inimesi, tundub, et on ka erinevaid lippe, mida lahingusse kantakse. Et see on alati see, mis templaritega, kuna nad on ka samamoodi on nagu siis, võiks öelda siis, et ristirüütleid, siis see alati kajastub nagu silmad ette. Need on tõesti väga ägedad mudelid ja kuulaja, kui seda vaadata, siis me paneme lingime pildid ka sinna alla, postituse alla. Üht asja, mis on sinuga tähele pannud seda, sa pigem, mulle tundub, et sa eelistad pigem värvida suurt armeed kui üksikuid projekte. Jaa, mul on, ma väga harva värvin mingit üksikut mudelit. Ma vahepeal tegin sellist asja, et ma ütleme, et mina värvin siis, kui ma olen tööl. Et ma olen üks inimene, kes läheb, kuna mul tulenevalt enda töö iseloomust, siis et ma lähen tööle, ma olen 2 nädalat tööl ja siis mul on aega ka värvida seal olles. Ja mul on enda hobikastis, mis mul töös on, mul on mõned mudelid. Et kui ma tõesti, et ma ei tavaliselt viimasel päeval enne koju tulekut midagi, siis ma võib-olla võtan kätte ja ma nokitsen nende kallal ja ma värvin. Et hetkel need ongi sealt samast Cursed City karbist on tegelased. Aga suures plaanis ma olen kuidagi läinud sellise armeede värvimise peale, et ma olen
viimase 2 aasta jooksul, jah. Horus Heresy on 2 aastat väljas olnud. Kuskil ma olen värvinud 3 erinevat armeed, millest ma arvan, et kokku mingi 6000, kui mitte rohkem punkti. Neid on ikka väga palju, et seal on ikka tõsise suure peale. Mis sul kõige suurem hulk mudelit korraga on värvimises olnud? Kõige suurem hulk, mida ma olen korraga, sa mõtlen nüüd kas üksus või nagu lihtsalt, mis on nagu korraga nagu... Korraga lähed ühel kuldne peale, teine kuldne peale. 27 mudelit 27. On mu 40K Space Wolfide armees. 27 mudelit ma tegin korraga. Ja peale seda ma olen teinud selline 15 äkki. Paljudel inimestel on probleeme sellega, et nad ei suuda üle 5 mudeli isegi korraga töötada. Kuidas sa suudad teha 15 kuni 27 mudelit korraga? See on selline, midagi peab taustaks käima, kas kõrvaklappides ja siis hakkad tegema. Selle kõige suurem probleem on see, et see progressi nägemine võtab hästi kaua aega. Ma ütleks, et kui ma tegin seda 27 ka, siis mingist hetkest on ju, et ma tegin need suured asjad ära, et mingist hetkest võib-olla tegid seal, võtsid seal väiksemate gruppidena 5-5, aga siis hiljem lõpus näiteks mingid washi stepid asjad, et siin tulid jälle need kõik nagu korraga, et teeks suure mahuga ja kiiresti ära. Aga ma arvan, et kõige suurem nagu hobiskill, mida võib-olla inimestel tasuks ja mida mina teen ka, et okei, mul ongi see 15 mudelit on ju, aga mul on võimalus pool tundi hobitada. Ja ma tulengi, võtan ja ma hakkan sealt otsast tegema, et okei, ma teen need mingid metallikosad on ju, jõuan seal 5 tehtud on ju. Või 6, mis iganes on ju, okei, need pool on siin, teine pool on siin on ju, okei, lähen teen need asju, mis ma pean tegema tööd või midagi tuleb vahele, lähen teen ära, ma tulen tagasi ja ma jätkan on ju. Et tihti peale mulle tundub, et võib-olla inimestel on see, et mingi, ma ei jõua neid kõik ära värvida, mul pole mõtet alustadagi või et see, kui ma selle maha istun, et ma ei jõua. Et siis ma ei teegi, võtad, teed need 3 vennalgini nagu need mingid nahkrihmad või mis iganes ära on ju. Ka see on progress. Ei, see on väga hea soovitus, sest ongi, lihtsalt tuleb alustada ühest otsa pihta ja lõpuks nad ongi valmis. Ja. Et seal midagi muud ei olegi. Ma tean, sa väga palju värvid ja ise juba ehitad ja prindid ka maastikku. Miks see nii on? Sellepärast, et mulle meeldib, kui laual on lugu, et see ei pea isegi olema mingi nimeline lugu, aga mulle meeldib seda, et kui laud on, mille peal me mängime, on üks osa sellest mängust, see laud peab nägema hea välja, et kui me näeme vaeva enda mudelitega ja siis tulla mängima mingi laua peale, kus ei ole katet või ta on halvasti värvitud või ta on mingitest suvalistest elementidest kokku pandud, see nagu minu jaoks, mulle see lihtsalt ei meeldi. Et mulle meeldib see, et jah, et tihtipeale ma läksin 2 nädalat tagasi äkki Mabrikusse mängima ja siis ma tulin autoga, parkisin Mabriku ette, võtsin välja mängumati, siis võtsin kasti maastikku, siis võtsin veel ühe suure kotitäie maastikku. Siis Mabrikust küsiti, et kas sa kolid sisse siia? Ma ütlesin, et ei, et ma tulin Warhammerit mängima, et miks nii palju asju? Ma ütlesin, et mulle meeldib, et mul on nagu, ma olen need maastikud värvinud, ma tean, missugust lauda ma siit ehitada saan, et ma tahan selle peal mängida. Ja see on väga hea point. Siis ma eeldan, et VTC maastik tekitab sus väga tugevaid tundeid. Muus tekitab VTC maastik selles mõttes, jah, see tekitab tugevaid tundeid, see tekitab vastakaid tundeid ka, et üks asi on see, et nagu, et inimene, kes oli seal linna planeerimisametis, nagu see vend tuleks maha lüüa, nagu kes paneb neid maju niimoodi, on ju. Teine asi on see, et kas see võtab nagu tükki küljest ära, et okei, et kui on näiteks need MDF majad midagi on ju, et kas see võtab tükki küljest ära, et kruntige nad ära ja laske mingi paari spreiga niimoodi
nurga alt mingid mustrid sinna peale, et see ei võta nagu tükki küljest, et mind kõige rohkem nagu häirib see pruun, et on ostetud raha eest 60-70 eurot ilus mängumatt on ju, ja siis sinna on pandud see pruun MDF sinna peale lihtsalt ja siis nagu mingi, no ma ei tea, miks. Et see ei ole nagu nii keeruline. Kui me sinu maastikust räägime, siis ma tean, et su enda maastiku suud hästi kiiresti ja efektiivselt ja ilusalt värvida. Kuidas sa seda teed? Kus sul see skeem tuli või inspiratsioon? See peamine asi on see, et spreivärvid, airbrush ja nüüd viimastel asjadel ma pole isegi mingit washi kasutanud ja tähtis on see, et ma üritan, et võimalikult vähe asju teha pintsliga, sest see võtab aega ja et ma ei hooli sellest, kui airbrushides asjad näiteks midagi üle läheb. Et suuremas nagu perspektiivis keegi ei käi su, kõik vaatavad, sul on äge värvitud maja või sul on äge värvitud laud. Keegi ei tule nüüd vaatama, et kui mudelit veel võetakse kätte, on ju vaadatakse, sa oled siin näo ilusti värvinud või sa oled nagu väga täpselt, et sul pole valget, ma vaatan siin Helbrechti on ju, et valget ei ole kuldsa turvise peale ajanud on ju. Kui seda veel inimesed vaatavad, siis maastiku puhul vaadatakse, jah, sa on nagu väga efektiivselt selle teinud, on ju. Keegi üldjuhul ei lähe sinna nüüd niimoodi vaatama, et ei, kuule, sul siit läks, sa oled airbrushiga mingit metalli värvinud, on ju, ja sa oled nüüd nagu selle maja värvi peale ka läinud. See kedagi tegelikult see nagu suuremas pildis, see on minu arvamus, aga ma arvan, et see kedagi ei huvita tegelikult. Ja kui sa suudad ise sellest lahti lasta, et need asjad peavad olema nagu perfektsed, siis sa suudad värvida palju kiiremini, eriti just maastik. Ja ma nõustun sellega, siis ma kunagi tegin selle vea, kus ma üritasin ideaalselt maastikuda pintsliga värvides, mis lõppes sellega, et mõtlesin, kas ma panen see tüki põlema, aga õnneks Mabrik ostis selle ära. Ja ma tean, millest sa räägid ja ma olen Mabrikule seda sama nagu maastikku, mitte seda konkreetselt, mis sina värvisid, aga ühte teist maastikutükki Mabrikule värvinud ja see on, eks ole, Games Workshopi kohati maastiku või nende hoonete viga, et detaile on hästi palju on ju, ja siis inimesed nagu tahavad ka kõik detailid ära värvida, et sa tegelikult ei pea seda tegema. See on, ma arvan, kõige parem top tipp, et sa ei pea kõiki asju ära värvida. Ja kui sa kunagi kuuled, siis võta detaile vähemaks, aitab sellest. Me saame aru, et sa suudab panna, aga nii palju on juba. Kõige uhkemad maastikutükid ongi sul, mis ma olen tähe pandud, see on Warhound Titan ja Thunderhawk, mis on ka nagu, kui sa lauale paned, nad räägivad ka loo, et nad on nagu maha lastud või nii. Jaa, et see Thunderhawki, ütleme, Warhound Titani, mis on hävitatud, ma leidsin internetist, et see tundus lihtsalt lahe ja värvisin enda siis võiks arvata niimoodi, et ma värvisin selle enda kõige lemmikuma Titan Legio värvidesse, mis on siis Legio Audax või Emberwolves teise nimega, kes siis võitlevad tihti peale koos World Eateritega, kes on et võiks arvata, et tihti peale inimesed, et see on mu lemmik ja siis teevad sellest mingi vareme, et pigem tahaks enda lemmikust asjadest taha ikkagi mingeid töötavaid asju, et aga ma arvasin, et see on nagu sobilik, et neid saab, kuna nad on Warhound Titanid, siis neid saab üldjuhul kõige rohkem ka hävitatakse. Ja Thunderhawkiga oli selline värk, et Thunderhawkis tegelikult Forge World kunagi tegi ta tegi neid mänguplaate, millest siis kokku panna laud on ju. Ja Forge World on kunagi teinud ühe enda Imperial Armori raamatu ja kampaania jaoks ka selle tahvli, kus on Crash Thunderhawk. Ja mulle nagu see mõte on alati meeldinud, seal ta on nagu niimoodi kõhuli, et ta on nagu maandunud ja ta on selle plaadi osa on ju, ilmselgelt, et seda siis oleks lihtsam toota. Aga ma tahtsin teha natukene teistmoodi, et mina võtsin siis, otsisin Thunderhawki mudeli
enda tillukese 3D printeriga siis üritasin mõelda, et kuidas ma selle kõige paremini saaks ja siis ma et nurga all maha kukkunud ja siis põhimõtteliselt põhi on alt ära lõigatud, et see oli selline väga huvitav ja suur projekt siis, mida ma printisin. Ja selle ma siis tegin Imperial Fistide värvidesse, et seal oli ka küsimus, et et sul on Horus Heressi tarbeks, siis mul on White Scarside armee, Sons of Horuste armee ja Space Wolfide armee. Et miks sa selle Thunderhawki siis tegid Imperial Fistide jaoks. Ja siis ma ise mõtlesin, et no aga kui mul see Thunderhawk on, ütleme, et see toimub siis planeedil Maa, Terra, kui toimub Siege of Terra, on ju seal Imperial Fist oli kõige rohkem, kõige suurem šans, et nende Thunderhawki alla lastakse. Okei. Ja siis on põhjus ju äkki mingi ka natukene mingid Imperial Fisti mingi üksuseid teha sinna juurde värvida, et kes seal võib-olla Thunderhawkis olid ja ikkagi nagu ellu jäid. Ja lõppkokkuvõttes oleks soov teha siis selline Thunderhawk Down missioon, et kus ründajad ja kaitsjad, Thunderhawk on seal linnastatud maastiku keskel ja siis inimesed peavad tulema neid Imperial Fiste sealt välja murdma, et põgeneda sealt kohast, et kõik ära hävitada. No jah, Iron Warriorsi fännina ei ole väga tore kuulata, aga ma loodan, et sa saad kunagi Cartridge Mani vastu mängida seda, kus tema toob Iron Warriorid ja sul on üritab päästa. Seda küll jah, et ma olen tema Wordbearerite vastu Heressit mänginud ja see on nagu väga lõbus ja jube samal ajal. Natuke veel värvimisest rääkides, kas sul on mingi lemmikvärv, sest ma tean, et vanasti, ma ei tea, kas sa siiani oled, olid väga Streaking Crime'i fänn. Ma vanasti olin Streaking Crime'i fänn küll. Praegu lemmikvärv on kindlasti Scale 75 Negro Gold. On nagu kõige parem kuld minu jaoks üldse ja üleüldiselt Scale 75 kullad. Ja siis sinna kulla washimiseks GV Trucci Violet wash, et millega saab niimoodi sellise mõnusa vana kulla suhteliselt vähese nagu pingutusega, et ma arvan, et see on mu lemmikkombo ja õlivashid ikka on toredad, sest et nagu low effort ja nagu ma ütlen, et see aasta mu peamine energia on kulunud White Scarside Sikli armee värvimisele, millega ma olen värvinud, seal on veel natuke veel teha, 1. novembril lendan ma Inglismaale nendega mängima, aga ma olen põhimõtteliselt värvinud armee, mis koosneb 30 jetbike'ist. Ja see ei takistanud ikkagi mul vahepeal seal teha ka 1500 punktist Space Force'i. Vist mulle on tunne, et sa oled meie serveri kõige kiirem värvi, jah, sest sul neid projekte lihtsalt tuleb välja. Ma arvan, Ergo on meie serveri kõige kiirem värvi, jah. Jah. Minu ja Ergo vahe arvatavasti on see, et Ergo kui villand saab, siis ta nagu müüb enda asjad maha, on ju. Et praeguse seisuga mul on kodus kapi otsas mingi 10 armeekasti äkki. Kui me juba räägime armeedest ka, mis su lemmik miniatuurimäng on? Heressi. See oli suht kindel vastus. Aga mis teeb Heressi eriliseks? Heressi teeb eriliseks see, mis 40 kaast on viimaste editionitega kaduma läinud. Et ma tean seda, et tavaliselt kui ma ütlen, aga tulge mängi Heressit, siis inimesed ütlevad, mulle ei meeldi see Space Marine versus Space Marine. See on igav. Aga Heressis on see, et igal Space Marine'i leegionil on ikkagi, neil on see, nad on selles mõttes eristatavad, et sa saad igas leegionis, sa võid teha täpselt samasuguse listi ja mängida neid liste üksteise vastu, aga nad on enda erireeglitelt, mis asjad töötavad paremini, täiesti nagu erinevad need leegionid. Ja no
mulle meeldib see, et sa saad luua seal tegelasi. Et tegelasi, kellel on oma roll ja nad on nagu erinevad, et nad ei ole nagu selline hall mass. Paljud ütleb ka, et kui nad vaatavad seda süsteemi, siis RSi on mingil määral ka 7. editioni baasil ehitatud, et see tundub väga nagu crunchy süsteem. Jaa, kindlasti, et universaalsed special reeglid on ju, mis nüüd tulid viimases uues editionis tulid siin ka tagasi on ju 40K-sse, aga neid on seal tunduvalt rohkem. Ta on tõesti, jah, ta on crunchy, raamatute flippimist on palju, aga kui sa seda mängid, et noh, ma enda näiteks olen valmistunud ka selleks turniiks enda Watchcarsi armeega, ma tunnen ennast juba päris kindlalt, et ma tean, et mis mu asjad teevad, et eks kõik tuleb nagu saab selgemaks nagu mängimise käigus on ju, et mida rohkem sa mängid, seda kiiremini selgeks jääb, et ma juba tunnen näiteks Watchcarsiga, ma ei pea vaatama seda raamatut, et mis mu reeglid teevad on ju aga ta on crunchy, aga tal on neid kuidagi epilisi momente tekib rohkem, et eile mängisin Thunderfallsi vastu Space Wolfidega Zone Mortalist, mis on siis põhimõtteliselt nagu kosmoselaeva selline vallutus. Ja oli siis selline moment, et kus minu Space Wolfid põhimõtteliselt olid tema armee nagu nurka lükanud, et me olime nagu täiesti peal, niimoodi, et tormasime peale ja siis äkki ta põhimõtteliselt 2 üksust suutis panna taganema, sest et mina kukkusin läbi tema tulistas mind, mina failisin enda moraaltesti 2 erineval üksusel ja siis need üksused jooksid minema. Tema siis enda käigul põhimõtteliselt tuli, et mind rünnata neid 2 üksust, millest üks üksus suutis nagu ennast kokku võtta ja neid nagu lööma tulnud eliitüksuse maha lüüa ja minna uuesti vasturünnakule. Et nagu see, et kuigi nad tõmmati täiesti positsioonist välja, sest nad ära jooksid, on ju, aga nad suutsid ennast koguda ja minna uuesti vasturünnaku ja lõpuks ikkagi võita, et nagu see nagu just see leadershipi teema töötab nagu Heresis suurepäraselt ja ma arvan, et see on see, mis annab nagu talle ka flavor, et sul saab olla niimoodi, et sul lihtsalt üksused jooksevad minema ja täiesti laualt välja ja tough luck, nagu neil oli halb päev, nad kartsid. Põhimõtteliselt Horus Heres on niisugune väga narratiivsele mängijale. Jah, teda saab mängida muidugi selles mõttes competitive mänguna ja eks maailmas toimub ka competitive nagu selles mõttes üritusi, aga ta on ikkagi mõeldud, et sa ikkagi jutustad lugu, et mina lähen sellepärast, kui ma kevadel tegin ka Heresi enda seda üritust, on ju, siis ma igal poole paningi, et on event või üritus, ta ei ole turniir, on ju, et isegi kui me jagame auhindu, et kes on parim kindral ja asjad, tegu on üritusega. Me oleme siin selleks, et meil on fun, on ju, ja me saame teiste inimestega mängida, mitte me ei tule nüüd siia sellepärast, et nüüd mul on kõige parem list, on ju, ja ma nüüd nagu tambin teid ära, on ju. Et see on ka see, miks ma inimesi üritan Heresisse saada ja tore on ju, kui on rohkem inimesi mängida. Ei, loomulikult. Aga räägime korra veel rohkem sellest Zone Mortalisest, sest palju kuulad võib-olla ei tea, mis see on, sest tegelikult kui see lauale paned, see on täiesti erinev ja süsteemne nagu vägev välja. Jah, Zone Mortalis on siis Horus Heresi mängusüsteem 40K puhul kõige lihtsam, võib-olla kõige lähem variant on siis boarding actions ehk on nagu kosmoselaeva koridorid, aga Zone Mortalis ei tähenda ainult koridori võitlust, et Zone Mortalis tähendab siis tegelikult seda, et sul võib olla ükstaspuha, mis selline hästi tihedalt kaetud laud, et kuhu tankid sul ei mahu, seal on jalavägi, seal on dreadnoughtid ja need lahingud on hästi sellised verised ja keerulised. Et kõige klassikalisem mis laua ma olen ka ise ehitanud, ongi selline koridorides võitlus. Seal on palju jällegi erireegleid, mis on
see mõeldud selleks, et mingid relvad, mis näiteks koridorides oleks palju efektiivsem, flamerite kasutamine. Flamerid on kõik flamerid on automaatselt +1 tuund. Sellepärast, et kui sa ikkagi lased mingi laevakoridori, lased seda leeki täis, on ju, kellegil ei ole sealt mitte kuskile põgeneda. Mängus on ka uksed. Eile just sai tehtud, et ühed mehed vaatasid, oi, sealt tuleb Dreadnought pikki koridori, paneme ukse kinni ja lähme suundume kusagile teisele poole, et kui see Dreadnought kohale jõuab, siis ta peab kulutama aega selle ukse avamisele, et ta meid kätte ei saaks. Et see on jällegi selline, annab natuke sellise teise dimensiooni, armeed on suuremad kui boarding actionis, ütleme selline 1500 on Zone Mortalise jaoks on ikkagi, et on ikka päris selline korralik armee, aga ta on jah, ta on nagu natuke teistmoodi ja ta on väga äge, jällegi palju võimalusi lugusi jutustada. Kui keegi tahaks Horus Seriasit proovida, tal mudelid ei ole, kas sa võiks vabalt sinuga ühendus võtta? Muidugi. Jah, sa saad pakkuda päris mitut armeed. Mul on põhimõtteliselt jah, ma saan White Scare erinevas, mitte ainult jetbike, mul on White Scare'ide jalavägega hästi palju, Space Wolf ja Sons of Horuseid. Mul on tehtud ka spetsiaalsed 500 punkti listid õpetamiseks, et näiteks nüüd ongi, ma lähen tööle, võtan nüüd kaasa enda laua maastikku, kui ma lähen tööle, sest et Alger saab absoluutselt, ta on nagu ammu tahtnud proovida ja siis ma ütlesin, et no mul on võimalus, et kui sa võitsid absoluutselt Virtsu tulla sõita, et me seisame hästi palju nüüd järgmise 2 nädala jooksul, siis et sa võid tulla minu juurde, siis ma saan sulle õpetada seda nagu. Sa rääkisid ka, et sa olid 30K üritust teinud. Kas on tulevikus veel tulemas? Ma mõtlen, ma panin enda see aasta nagu lubadusel, mis me selle aasta alguses tegime. Seal on mul pandud, et teha 2 üritust, et 1 on tehtud. Ma arvan, et kõik, mis elus toimub ja et kuidagi see aasta lõpp on, okei, me oleme oktoobri alguses, aga tegelikult on aasta lõpp juba. Et see on kuidagi nii kiiresti kätte jõudnud, et ma kardan, et ma see aasta ei jõua, aga kunagi ei tea. No kunagi ikka tuleb. Kunagi ikka tuleb, aga ma siin mõlgutan erinevaid mõtteid. Kui midagi tuleb, siis ma arvan, et ma pigem korraldangi mingil nädalavahetusel lihtsalt mängupäeva Tallinnas, et teen täpselt selle sama, millest ma enne rääkisin, et on olemas lauad, on olemas maastikud, inimesed tulge ja mängige. Et see teeb mulle selles mõttes rõõmu, et ma ei saa ise seda teha küll nagu regulaarselt on ju, aga ma arvan, et kui asi, mida meie kogukond vajab, ongi see, et meil toimuksid regulaarselt, et kas iga 2 nädala tagant või kas või kord kuus, et on nagu mingi regulaarne, et inimesed saavad enda elu seada, enda töögraafikuid asju seada selle järgi, et ma tean, et see üritus toimub konkreetsel päeval ja et mul on siis kellegagi mängida või siis, et sa saad sõpradega ise kokku leppida, et kuule, lähme mängime siis seal on teisi inimesi veel, et mitte me ei ole vaakumis nagu lihtsalt, et me teeme seda üksinda kuskil. Ja, sellega ma väga nõustun. Ja see võiks olla nädalavahetusel, sest nädala sees tihti inimestel lihtsalt ei ole aega. Me oleme päris palju toredad mõtteid mõelnud. Aga kas sul on endal olnud hetke hobis, kus sa tundnud, et sa tahad alla anda või lihtsalt enam ei jaksa tegeleda sellega? Jaa, ma vahepeal selles mõttes ma kuskil 2015 äkki või. Ma mingi vahe põhimõtteliselt olin hobis täiesti väljas. 2 aastat äkki. Sest oligi see, et kuna ma töötan, enamus inimesi teavad, kes ei tea, siis nüüd saavad teada, ma olen tüürimees, ma töötan laevade peal. Hetkel töötan ma Eestis, aga varasemalt ma töötasin Hollandis ja ma käisin 2 kuu kaupa tööl. Ja näiteks 6. edition, Warhammer 40K 6. editionis ja 7. editionis ma mängisin äkki editioni peale mingi mõlema editioni puhul äkki mingi 2-3 mängu. Ja kuna need olid ka sellised hästi küllaltki keerulised, nagu sellised, nad olid veel rohkem crunchy, ma ütleks, kui Heresi praegu on,
siis kui sa mängid nii harva, siis noh, sa põhimõtteliselt iga kord õpid seda, neid reegleid uuesti, mis nagu ei tee seda, noh, lihtsalt kui sul mängides nagu pea valutab, siis lõpuks siis nagu noh, me keegi taha on ju endale nimme, et jess, saaks täna peavalu on ju. Ja siis kuidagi läks ja siis ma mingi hetk nagu panin armee kasti ära ja ei teinud üldse. Ja siis mingi hetk, see oli äkki 2016, hakkasin vaikselt nokitsema Bolt Actioni kallal. Et Sven oli Bolt Actionis sees ja siis ma tegin mingit Malifo värki, kui Malifo esimene edition välja tuli, sest sellel oli selline huvitav kaardimehaanika täringute asemel. Ja siis kuidagi, kui see 8. edition välja tuli, siis ma nagu tagasi tulin nagu ja hakkasin nagu ikkagi täiesti hobitama, et ja tulin uuesti hakkasin nagu 40K-ga tegelema. Aga praegu mul on pigem on nagu võib-olla peaks, sest mõttes, et nagu ma vaadates seda nagu, kui palju nagu asju ma värvin ja teen, et nagu võib-olla oleks mõistlik nagu pidurit natuke tõmmata, aga siis mul tekib selline nagu mingi ei, aga mul on, teeks hoopis seda või värviks selle mingi väe või teeks need mingid maastikud, et kuigi need maastikud mitte kuskil hoiustada nagu enam ei ole, aga teeks ikka. Mis tundet siis sinust tekitab, et kas ta annab sulle mingi hea tunde, kui sa ära teed või mis hobi annab sulle? Ma arvan, et ta aitab nagu, mul on nagu kahtepidi. Ma ei salli seda, kui mul on värvimata mudelid. Või nagu, mul on nagu okei, kui mul on nagu mul on nagu, on üks kast, kus on nagu kitte, millel ma ei ole veel jõudnud, mis nagu seisavad, kuskilt olen saanud, las nad olla, on ju. Ja mingil hetkel nemad tekitavad ka stressi, on ju. Et siis ma oligi müüsin sealt mingeid asju ära, on ju. Et okei, siis mul on natuke vähem stressi. Aga mulle nagu sellised poolikud mudelid tekitavad nagu kõige rohkem pigem pinget. Et mingi nagu saan valmis, aga mitte, et see mulle pärast kõik rahu annaks. On ju, jess, ma sain selle väe valmis, on ju. Aga selleks ajaks mul on juba genereerinud mingi järgmine asi, et mingi, aga nüüd peaks tegema seda, on ju. Ja siis ma nagu täiesti nagu suundun. Ma arvan, et kõige rohkem on see, et see hoiab nagu kuidagi aju tegevuses lihtsalt. Et see õnne moment, kui armee valmis saab, on tegelikult nagu küllaltki tegelikult lühike mul. Mis on nagu, et miks me seda teeme, et tekitada endale stressi. Ja ma just tahtsin küsida, kas armee saab kunagi valmis ka? Jaa. Selles mõttes, ei. Minul on armee valmis saamisega tegelikult on küll. Ma ei värvi, kuigi ma tahaks, ma ei värvi kustoodestele, näiteks mul on kustoodest 40K oma küllaltki suur. Ma ei värvi sinna juurde asju sellepärast, et ma täpselt 100% ei mäleta, kuidas mul see värviskeem oli, on ju. Ja ma ei viitsi seda, okei, ma internetist otsiks, et ma tihtipeale ma nagu ei tee ise värviskeeme, vaid ma nagu üritan leida kõige mugavama, enda poolt kõige lihtsamini saavutatavama, aga samas väga hea nagu välimusega värviskeemi, on ju. Aga ma nagu enamasti ei kirjuta neid üles, on ju. Ja siis ma teen seda mingit ühte armeed, on ju, ma teen seda ühe auruga niimoodi, on ju, kuni saab mingile kohta valmis. Ja siis, kui mul on sellest mingi paar aastat mööda läinud, ma mäletan seda, et kuidas ma seda täpselt värvisin. Mul on kustoodeste armee, mis on valmis. Mul on 40K Space Wolfide armee, mis on valmis. Ja puhtalt sellepärast on nad ka valmis, et sinna karpidesse nagu ei mahu rohkem. Et ma ei taha neile nagu lisa nüüd, et neil on üks kast veel nagu. Black Templarite armee ei ole valmis, sest kuigi siin on kaasas mul kõik värvitud mudelid ja see karp on põhimõtteliselt nagu täis, on ju, siis mul on juba mõnda aega seisavad, on grundituna ühed Hellblasterid
üks gladiaator, mille ma alles kitbassisin või noh, mida võib olla üksteist puhamistank põhimõtteliselt. Ja siis see uus Le Martese mudel, mis tuli, sobiks nagu ideaalselt Black Templarite chaplainiks, et kuna Black Templaritel on hästi palju chaplainid, siis Jumpback chaplainiks sobiks see Le Martes nagu täiega hästi väheste nagu muudatustega. Aga ütleme, et Templarid ei ole valmis. Sons of Horus on hetkel valmis. Sellega oli, noh, selle 2500 punkti ma värvisin põhimõtteliselt 3 kuuga. Ja mulle hakkas seda tehes hakkas Age highlightimine meeldima, mis on nagu, ma nagu vanasti nagu täiega vihkasin. Ja ma nagu tegin, ei ole nagu, aga siis kui sa võtsid nagu tangi mingi selle Land Raideri nagu, kus on palju ääri ja siis nagu teed rahulikult seal mingi teed ja siis oli see nagu täiesti nagu selline nauditav tegevus. Nemad on hetkel valmis, aga mul on ideed, kuhu neid edasi arendada. White Scarsid ei, no seal on ikka nii palju teha. Space Wolfid on ka hetkel valmis, aga ma just siia sõites mõtlesin, et peaks äkki tegema mingi üksuseid juurde Space Wolfidele, et see on jah tau, mida ma nüüd otsustasin tegema hakata. On võimalik, et armeed saavad valmis. Ja see on puhtalt tänu sellele, et ma ei mäleta enam, kuidas neid värvida. Selge. See on väga hea vastus. Mis sul tulevikus plaanis on? Ma tead, sa rääkisid enne, kui me salvesta hakkasin oma tuleviku plaanides ka. No tulevikus esimene asi on see, et White Scaride 2000 punkti, see on vaja lõpetada. 1. novembril ma lähen Inglismaale ühele üritusele, mitte turniirile, üritusele, kus on 2 päeva jooksul tuleb mängida 5 2000 punkti mängu Horus Heresit. See on nagu selline lähiplaan, aga kogu aeg on mingid mõtted, noh. Ja üks mõte on, ma siin olengi uurinud natukene erinevate ruumide rentimise kohta, kui palju peaks vaeva nägemist, sellele ma ei ole veel väga mõelnud, et kui keeruline või lihtne oleks teha täpselt 6 lauaga 12 inimesega kas turniiri või üritust, sest et meil on, kui isegi hobikohtadel nagu mängupoodidel või nagu klubidel ei ole kõik maastikku võib-olla, siis meil tegelikult on, lisaks selle, et mul on endal on hästi palju maastikku, on meil siin kogukonnas inimestel on nagu meeletutes kogustes erinevaid 40K maastikuid, et seda selline, nagu tihtipeale öeldakse, et on selline väljend nagu Beg, Borrow and Steal, on ju. Et no, et kui sul on millegi jaoks raha vaja, on ju, näiteks sa tahad kodu osta, on ju, et kus ta selle nagu algkapital, see, mis see sisse päev on, Beg, Borrow and Steal, on ju, Friends, Fools and Family on nagu need 2 asja, mis kokku käivad, et ma nagu selle pärast, et ma tean, kus nagu saada ja kui palju see mult nagu energiat ja aega võtaks, et siis korraldada mingeid üritusi, et mis asuksid siis Tallinnas või lähiümbruses. Et ma ei hakka kindlasti nagu, ma ei ütle nüüd midagi, sellel kuupäeval toimub nii suur üritus, mille korraldan mina. Ei, ma lihtsalt teen enda vabal ajal lihtsalt, ma mõtlen ja üritan leida lihtsalt lahendusi ja kui ma need lahendused leian ja nad on nagu, võib-olla ma panen need paberile, siis jagan ma neid teiste inimestega ka, kes võib-olla on nagu rohkem tahavad teha. Et ma tunnen, et mina ise olen pigem algataja, aga ma ei ole lõpule viia. Et ma võin nagu neid algseid mõtteid genereerida ja pakkuda välja ideid ja mingeid lahendusi asjale, aga mul on vaja, nagu siis on vaja inimest, kes selle nagu kõik nagu lõpule ka viiks, on ju, et need asjad toimuksid. Ma jään väga seda üritust ootama. Sest et sina ütled mulle kohe, et mingi, aga tee ise. Jah, teeme ära lihtsalt, milleks probleem. Aga mõtlen veel kord tuleviku peale. Kui raha ega aeg ei oleks probleemiks, mis oleks unistust või projekt? Ma ei tea. Ma arvan, et mind nagu, ma ütlen ausalt, mind ei tõmba mingite suurte mudelite värvimine eriti.
et mingid, kes tahaks Warlord Titanit, ma ei tea. Nagu, ta on äge, aga ta on asi, mida sa kasutada tegelikult ei saa. Et ta seisab sul kuskil riiulil, et nagu selles mõttes, et siis oleks parem, et oleks nagu Squidmar tegi, on ju, et sul on see Warlord Titanite diorama või Manta diorama, on ju. Et ongi tehtud mingi äge tseen, on ju. Aga siis see kogub tolmu lihtsalt, ma tahaks, et mul oleks ruumi, kui rahas, et mida ma saaks, et mul oleks ruumi ladustada kuskil enda maastikku. Sest siis ma saaksin seda juurde toota. Ja võttes arvesse, kui vähe ma mängin, miks ma seda juurde toodan, ega ma täpselt ei tea. Aga lihtsalt sellepärast, et nagu, see ongi ajab aju töös ja et mind tegevuses. Ja siis see aitab tekitada ka stressi. Aga väga tore, et tulid. Ma olen väga tänulik, sul on väga head vastused ja kui sa oleks nõus veel tagasi tulema, siis ma tegelikult tahaksin tagasi kutsuda, et rääkida sinu Inglismaa reisist, kui sa täna käinud. Ja meelega. Et see on samamoodi väga huvitav protsess, kus meil tegelikult väga vähe hobitajad käivad niimoodi kuskil välismaal mängimas. Jaa, ma võin eellooks öelda, et Inglismaaga mind seob, siis on Inglismaal on selline podcast nagu The Adeptus Terra podcast, mida ma olen kuulanud juba, ma ei tea, 5, 6, 7 midagi aastat. Kuigi enamus inimestel on meil see ju, et vaata täiskasvanuna on keeruline nagu uusi tutvusi luua või nagu mingi suvaliste inimestega on ju. Siis kuna ma töötasin Hollandi ettevõttes laeva peal, siis me käisime iga 5 nädala tagant Inglismaal Tilbury sadamas, mis on Londonist 40-minutise rongisõidu kautukuse. Ja siis kui ma seal olin, siis ma kirjutasin, et hakkasin jõudma, siis kirjutasin sinna podcasti ühele hostile, et ma olin nagu Facebooki grupis ka nagu seal nagu juttu ajanud ja värki, et et ma tulen Inglismaale, et kas te tahaksite nagu kokku saada. Ja siis nad olid ka nagu, et mingi Ida-Euroopa vend tuleb nagu, et nagu veits sketši, aga no why not. Ja siis sellest on nagu saanud selline väga tore sõprus, et ma olen käinud seal iga kord, või mitte iga kord, aga kui ma laevaga seal käisin, siis ma käisin nagu mängimas 40K tollel hetkel. Nad käisid isegi mul laevas külas mängimas 40K ja on väga tore ja äge kogukond, et sinna ma nagu võtsingi eesmärgiks lihtsalt, et nad tegid nüüd üritust, et ma lähen, et aasta aega ette, ma ütlen mingid lennupiletid asjad, et et eks kõik see ole nagu planeerimise värk, et kui sa piisavalt pikalt ette teed, siis on kõikideks asjadeks üldjuhul võimalust raha koguda, et see kindlasti ei ole nagu selline mingi, et ma nüüd lähen money. Aga ma kindlasti räägin pikemalt, muidugi. Jaa, kindlasti tahaks, aga aitäh, Tanel. Ja aitäh kuulajatele ja nüüd ongi Kon kastis.